mis on sinul kui mehel igapäevased praktikad, et hoida ennast keskmes kohalolus ja mis sind kuidagi laevad tekitavad sulle head tunnet, et sellises maailmas nagu elada ja elu nautida? Mis on sinu igapäevased rutiinid siis võib-olla? Väga hea, mul on päris mitu sellist mantrat, mis ma olen ka ise nii-öelda kirjutanud. No ise on võib-olla vale sõna, aga need on minu juurde tulnud kusagilt ja minu sulega nii-öelda kirja pandud, et ma kasutan iga õhtu teen tänupraktikat, ma käin oma päeva läbi tagantpoolt ettepoole, ehk ma alustan sealt, mis oli viimane sündmus, mis juhtus ennem, kui ma magama heidan, ja sealt liigun nende sündmustega tagasi ja vaatan kogu oma päeva läbi. Ja tänan ka kõigi nende kogemuste eest, mis ma päeva jooksul sain. See on nagu selline kõige olulisem praktika, mida ma teen nui 4 alati juba vähemalt 5 aastat. Ma usun, et ka kauem, ma ei tea kui kaua. Teine kindel praktika, mida ma teen, on külm dušš. See on nagu trenni eest. Kui sa muidu trenni ei tee, siis tee endale kuuma duši ja siis võtta külm dušš peale ja su keha saab juba nii võimsa toonuse ja verevahetuse ja puhastuse kehas, et sa oled terve. See on nagu kindla peale minek. Ja mis ma tahtsin veel sinna nagu juurde mainida, kui me tahame surma teemal veel midagi nagu õppida, siis hästi oluline õpetamise viis või õppimise viis on teadlik une nägemine. Et ma teen hästi palju endaga tööd, et ärgata päeva jooksul. Ma olen sisse harjutanud endale, et ma kogu aeg kontrollin nii, kas see siin on praegu uni, kas see on päriselt või kas see on see päevauni või see on ööuni. Ja niimoodi ma teen ka öösel. Ja kui ma öösel unes ärkan, siis ma õpin seeläbi ka suremist, et teadlikku suremist. Inimeste peamine viga, mis surma hetkel juhtub, on see, et nad kaotavad teadvuse, nad ei ole teadlikud sellest, mis nende hingega toimub ja see ei kanna neid, kui neil on nagu ütleme tee lahkmel on vaja valida, kuhu suunas minna, siis nad on lihtsalt meelemärkuseta ja nad ei suuda neid õigeid valikuid teha. Siis teadliku unenäo harjutamine aitab meil ka surmajärgses elus hoida kurssi ja toime tulla ja osata ka navigeerida ilma kehata, sest et põhimõtteliselt see on ka unenäos, me ei kasuta keha, meil on selline virtuaalne keha seal kaasas. Et mul on siin selline väike spikker alati kaasas, mis tuletab mulle meelde, et ka see siin kõik on üks unenägu.